tere, armas! Kuidas sul on läinud? Kuidas läheb armastuse afirmatsioonidega? Kas sa teed neid? Ja kuidas sa ennast tunned neid lauseid öeldes? Ja kuidas läheb sellega, et anda nimesid siis nendele emotsioonidele, mis peale tulevad? Ja kuidas läheb küsimisega, mida ma päriselt hetkel tahan, mida ma vajan. Et ma loodan, et sa oled järje peal, et sa teed ja saad sellest kõigest kasu. Ja tänases videos me räägime sellisest lõbusast asjast nagu ühest häälest meie peas, meie sees. Ja need hääled on erinevad. Et üks või teine siis selline viis meiega rääkida on siis inimeseti erinev. Ja üks neist häältest on muretseja. Ja muretseja toob alati välja kõik, mis võib valesti minna. Ja emotsioonidest on seal siis juhtivad hirm, ärevus. See muretseja kujutab ette kõike, mida halba võib juhtuda. Ja ta tihti räägib sinu sees, sodistab sulle, mis siis kui. Et järgmine on kriitik. Ja kriitik annab hinnanguid. Kriitik mõistab hukka, võrdleb sind teistega, meenutab sulle kogu aeg, mis varem valesti läks ja minimeerib neid saavutusi, mis sa oled teinud. Ja kriitik võib sulle lihtsalt öelda, et sa oled rumal, saamatu. Kolmas hääl on ohvri hääl, ohver. Ja ohver ütleb, et sa oled lootusetu, et sa ei saavuta edu, et see on liiga raske. Ütleb, et sul on midagi viga. Oled võimetu, väärtusetu, mitte piisavalt tark, nutikas, arukas. Ja ohver ütleb, et sul on liiga palju takistusi ja see ei ole sinu süü. See on kellegi teise süü. Ja ohver ütleb tihti, et ma ei saa. Ja neljas hääl on perfektsionisti hääl. Ja perfektsionisti hääl sunnib sind tegema kogu aeg rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja ütleb, et see, mis sa teed, ei ole piisav. Sa pead tegema rohkem ja põhjalikumalt. Ja kõiki vigu tuleb kindla peale vältida. Ja perfektsionist paneb sind otsima välist valideerimist, saavutusi, staatust. Teiste inimeste aktsepteerimine siis sinu suhtes on väga oluline. Ja perfektsionist võib isegi rääkida su välja siis midagi tegemast, et parem mitte teha, kui sa ei saa teha perfektselt. Et see hirm siis ebaõnnestuda on hästi suur. Ma pean paremini tegema, ma pole piisavalt hea. Et need on sellised 4 põhipersonat, põhihäält. Ja üks või teine, meil on need kõik olemas mingis ulatuses, aga üks neist on siis nii-öelda juhtiv üldjuhul. Ja kelle hääl see on, et kui sa hakkad nüüd analüüsima, et milline neist häältest on selline põhihääl sinu peas, siis kuula ka, et kelle hääl see on. Et tavaliselt ei ole sinu hääl, et see on kas sinu vanemate hääl, õpetajate hääl, kellegi hääl, meie lapsepõlvest, siis kes tegelikult dikteerib jätkuvalt.
Ja mida teha, et siin ongi nüüd selle harjutuse mõte, on ennast jälgida ja tuvastada siis see õige persona, mis siis nii-öelda mitte õige, vaid siis nagu see põhipersona, mis meie kõige rohkem sõna võtab. Ja hakata jälgima, et nii kui ta hakkab jälle sõna võtma, siis jälgida, lihtsalt jälgida ja ignoreerida. Kui hääl on väga tugev, siis tasub alati küsida, et esiteks, kelle hääl see on, teiseks, kas see on tõsi, mis see hääl räägib ja kas see on päriselt tõsi. Ja tõesti kuulata, mis see vastus on, tunnetada. Et need on siis jah, meie nii-öelda sellised sisemise hääle, sisemise kriitiku personad, mis tulevad erinevatest uskumustest, ikka meie väga rikkast lapsepõlvest ja mis niimoodi mürgitavad jällegi meie oma väe kandmise rada. Ja mis siin kõige paremini aitab, ongi nende teadvustamine, mitte selline verine võitlus nendega, vaid pigem selline heatahtlik teadvustamine. Sest kui sa väga palju võitled, siis sa tegelikult tugevdad, et sa hakkab rohkem ja rohkem rääkima. Aga kui sa lihtsalt vaatad, naeratad, ütled, see ei ole tõsi, ma ei võta seda vastu. Ja püüad siis tagasi tulla sinna enda keskmesse, enda tõe juurde, enda hääle juurde ja minna sellest pinnalt edasi. Aga soovin sulle siis head kuulamist ja avastamist. Kordan veel üle, muretseja, kriitik, ohver, perfektsionist, kelle sa üles leiad. Kohtumiseni!